Lugemine prohveti Jesaja raamatust. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees, otse kui lõikus ajal ollakse rõõmsad. Otse kui saaki jagades hõisatakse. Sest tema koorma inke ja tema õlakepi, tema sundi ja vitsa sa murrad nagu Midjani päevil. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. See on Jumala sõna.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumal. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole võtnud seda endale omaks. Aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda. Kord saatis Jumal ingel Gabrieli maa peale Nazareti linna Juudamaale, et neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi nimelise mehega Taaveti soost. Neitsi nimi oli Maaria. Issand, mu süda ei ole kõrg, ega ole mu silmad kõrgel ja ma ei nõua asju, mis mulle on liiga suured ja imelised. Eks ma ole oma hinge tantsutanud ja vaigistanud, otse kui võõrutatud laps ema juures, otse kui võõrutatud laps on mu hing minus. Iisrael, oota issanda peale, nüüd ja igavesti. Ole tervitatud, Maaria, täis armu, issand on sinuga. Ära karda, Maaria, mina olen Jumala ingel, issand on sinu välja valinud. Sa tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suur olema, teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks. Kuidas see võib süntida, kui ma ei ole abielus? Püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind. Seega laps, kes sulle sünnib, on püha, Jumala poeg. Jumalale ei ole ükski asi võimatu. Ta on lõputult tark, lõputult võimas ja lõputult hea. Sündigu nii, nagu sa ütled. Möödusid kuud. Ühel päeval andis Rooma riigi keiser Augustus käsu üles kirjutada kogu maailma rahvas. See üleskirjutus oli esimene. Teadame kõigile Rooma impeeriumi alamatele. Kuulake mind tähelepanelikult. Võtke teatavaks, et oma keiserlik kõrgus tahab teada saada nende meeste, naiste ja laste täpset arvu, kes tema riigis elavad. Et seda rahvaalgamist täide viia, peab igaüks minema oma sünnilinna. Sealt leiad teist ametnikud, kes kirjutavad üles kõigi kohaletulnute nimed ja koostavad nendest keisrile täpse nimekirja. Mis puutub neisse, kes keelduvad seda tegemast, siis neid ootab range karistus. Ja kõik läksid ennast laskma kirja panna, igaüks omasse linna. Joosep oli pärit kuningas Taaveti soost, kelle kodulinnaks oli olnud Betlem. Nii läkski Joosep Galileast Nazareti linnast Juudamaale Betlemma, et ennast kirja panna koos oma kihlatud naisega Maariaga, kes ootas last.
kiidetud. Sina, Maarja, pead sellest pikast teekonnast küll väsinud olema. Kohe otsime endale öömaja ja siis saad sa puhata. Kindlasti on nendes majades lahkeid inimesi, kes on nõus meile öömaja andma. Hea emand, palun öelge, kas te saaksite minule ja mu naisele täna ööseks öömaja anda? Linn on juba rahvast täis ja tundub, et kõik töömajad on enne meid ära võetud. Aga ära muretse, küllap me midagi leiame. Küll Jumal tuleb meile appi, loodame tema peale. Jah, Jumal ei jäta meid hätta. Siin on üks majake, proovime veel. Jumala nimel, head inimesed, kas te saaksite meile peaväelju anda? Meie majake on juba rahvast täis. Näen küll, et olete head inimesed, kui ma ei saa kuidagi neile, kes esimestena jõudsid ära öelda. Kas siis tõesti ei leidu ühtegi nurgakest, kus me kellelegi liiga ei teeks? Te näite, mu naine ootab last ja ta on väsimusest nõrkemas. Temast on tõesti väga kahju. Meil on vana loomalaut, mis on küll veats ulualune, kuid mõneks ööks, ehk siiski parem kui mitte midagi. Võite sinna minna, kui loomad teid ei sega. Näidake seda meile palun, ehk jääme sellega rahule. Astuge sisse. Laut on vana ja varisemas, kuid see on tõesti parim, mis teile praegu pakkuda võime. Jah, siin on parem kui külmaga lageda taeva lööbida. Tuleb olla rahul sellega, mis on. Olgu kiidetud issand meie Jumal kõigi oma heategude eest. Loodan tõesti, et see peaväli vastu peab. Puhake hästi. Puhka nüüd, sa oled väga väsinud. Lähen vaatan, kas kuskil on meie jaoks süüa ja otsin ka meie eesli jaoks heinu. Aga nende seal olles sai aeg täis ja Maarja tõi Ilmale poja ja ta mähkmis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil ei olnud muud aset.
tulemast, mu kuningas. Tulemast, taevane kuningas. Ole tervitatud, mu kuningas, mu jumal. Taevas ja maa jagavad meie rõõmu. Laulgem nüüd kõik koos üks laul meie kuninga sündimise puhul. Selsamal ööl olid karjased Petlemma lähedal valvamas oma karja. On karjaste jaoks ilm ju hea, Jumalale tänu. Kui karjasel on aru peas, siis ilm ta jaoks on ikka hea. Ei suudaks jääda toppada, sest õues hoopis lõbusam. Jäägu rikkus, jäägu mured, on karjase põlv